Nii, aga tere, minu nimi on Priit ja täna on mul külas Esko, kellega me tahame rääkida siis natukene juhtimisest. Ja et siit pikka sissejuhatust võib-olla tegema ei hakka, et me hakkame kuskilt otsast minema. Et Esko, et kui ma nüüd sinu käest küsin, juhtimine, mis mõtted või seosed sinul sellega tekivad? Kuuled sõna juhtimine? Sõna juhtimine. No esimene mõte mul sõnaga juhtimine on enesejuhtimine. Ehk siis alusta iseendast ja sinu otsused ja sinu käitumine, planeerimine, kõik need on sinu poolt juhitud. Et enesejuhtimine on äkki see esimene, mis oleks assotsiatsioon. Ja teine on muidugi teiste inimeste juhtimine. Et kui me tahame mingit teatud eesmärke saavutada, kus minu ressurss ei piisa selleks, siis tuleb kaasata teisi, kas siis meeskonnas või organisatsioonis, aga siis on juba teiste inimeste juhtimine. Väga hea liigitus, eks, et on siis nagu enesejuhtimine ja kõik minaga seotud tegevused ja siis on teiste juhtimine, ehk siis, et teiste inimeste mingisuguste tegevuste korraldamine, eks. Et ma arvan, et kui inimesed tavaliselt kuulevad sõna juhtimine, et nad siis eelkõige seostavad seda eelkõige teiste inimestega, aga et kui me nagu alustame sellest esimesest poolest, et ja räägime natukene sellest enesejuhtimisest, et mis on need asjad, tegurid, aspektid, mida sina seostaksid enesejuhtimisega. Kus see enesejuhtimine siis nagu pihta hakkab või mis on need olulised aspektid enesejuhtimise puhul? Eks? No enesejuhtimine, et ennast juhtida, see algab natukene sellest, et nagu peeglisse vaatamine, et olla natuke enesekriitiline. Mis on minu oskused, mis on minu nõrkused, minu tugevused, minu võimalused ja seada endale eesmärke. Inimene oma elutegevuses seab endale eesmärk. Me väga, teisel juhul me justkui oleksime pimeduses kogu aeg, et me ei teagi üldse, mida ma teen ja kuidas ma käitun. Et meil on omad eesmärgid ja nüüd meil on mõned eesmärgid, mis on sellised hästi väiksed. Et ärgad hommikul üles ja juua kohvi ja siis meil on pikemad sellised strateegilised eesmärgid, mis on seotud rohkem kas meie õppimisega või meie eneseteostusega ja need võivad ka ajaliselt pikad olla. Ja et neid saavutades on selline vajadus enesejuhtimise järgi. Ja nüüd see enesejuhtimine raamistub siis sellest, et mida me suudame, milleks me oleme üldse võimelised ja samas enesekriitiliselt teadma või teadvustama, millest puudus on. Ja seadma siis eesmärgiks, et need puudused siis kõrvaldada või kaasata sellist ressurssi, et need puudused ei oleks. Et minu jaoks enesejuhtimine on igapäevane, ta on teadvustatud tegevus ja ta on kontrollitud tegevus. Ehk siis ma oma eesmärkide seadmisel ja nende poole pürgides ma teen selle etapi kontrolle, et kus ma täna olen. Sellepärast, et mida kaugemal see eesmärk on, mida abstraktsem eesmärk on, et ma tahaksin olla näiteks parem inimene homme, siis selle protsessi käigus ma peaksin justkui teadma, et esiteks definitsioon, mis on parem kui täna ja teiseks, mis minu võimalus sinna saada on. Et sinna oleks vaja sellist peeglit kogu aeg endale panna nagu näkku, et kas ma nüüd olen saavutanud seda või olen ma vähemalt õigel teel. Et see oleks enesejuhtimine. Sinna alla kategoriseeruvad muidugi ka näiteks enesekontroll, eneseteadlikkus, oma identiteedi ära tundmine ja selliseid alamprotsesse, mis on õpitavad või kus tuleb käitumuslikult ennast muuta. Aga see ülim või see ülem kategooria ikkagi enesejuhtimine, et ma teadlikult kontrollin ennast ja oma igapäevases elus. Kui sa nagu tõid esile, et me inimestena seame endale eesmärke või peaksime seadma endale eesmärke,
et võib-olla sa natukene jagaksid ka oma sellist nagu elukogemust, eks ju, et kas sina eesmärke oled kuidagi nagu formuleerinud, oled sa need nagu kirja pannud, on nad sul kuskil sinu sisemuses või et kuidas sa nende eesmärkidega ennast seostad? Jah, enesejuhtimine, kui seda teha teadlikult, siis esimene asi, mida me teadvustame, on see, et meil on elus positiivseid asju ja meil on negatiivseid asju. Positiivne on see, mis meile tekitavad rõõmu, tekitavad heaolu ja negatiivsed on need, mis tekitavad kurbust ja muresid. Nüüd, need mõlemad tundelised protsessid meie sees nõuavad meilt energiat. Ja nüüd see energia ei ole piiramatu. Me tunneme ennast mõnikord jõuetuna, tahtejõuetuna, me tunneme ennast väsinuna, rammestuna, meeleheitlikuna ja samamoodi ka positiivselt, et liiga palju häid asju, siis me muutume nagu tundetuks selle rõõmutunde vastu. Et kui me elus läheb hästi ja me oleme sinna poole pürginud, siis meil see saavutuse tunne on hästi positiivne. Aga kui me konstantselt seda positiivsust justkui hoiame alles igapäeva tegevuse, siis see efekt justkui kaob ära lõpuks. See muutub nagu normaalsuseks. Et kuna meil ei ole millegi enam seda võrrelda, siis me muutume selles mõttes nagu tundetumaks. Ja nüüd see enesejuhtimine nendes see tundemuslikkuses maailmas ongi see, et ma esiteks teadvustan, et nüüd on see hetk, kus ma olen saavutanud midagi, ja nüüd on see hetk, kus ma pürgin kuhugi. Ma pean tegema selle erinevuse. Siis ma saan väärtustada nende eesmärkide täitmist. Põhiline, kus ma ütleksin enesejuhtimine, minu puhul võib-olla rakendub kõige rohkem, ongi just, kui elu läheb näiteks raskemaks. Tekivad mured, tekivad probleemid kas iseendaga või näiteks lähiinimestega. Kui näiteks pöördutakse minu poole näiteks nõu küsima või mured kurtma, et sa oled selline nagu empaatiline inimene. Ja sellistel juhtudel peab energiaga olema väga alalhoidlik. Et kindlasti tegema vahet, mis on olemuslik ja mis on tundmuslik sündmus selles protsessis. Et me nii-öelda piltlikult ei mataks ennast mure alla. Ja enesejuhtimine, enesekontroll ongi see, et nagu ka öeldakse, hoia kainet mõistust. No kaine mõistuse see väljend iseenesest tähendab ainult enesekontrolli. Et mitte võtta hetkeline afektiseisund ja teha otsuseid, vaid otsused peavad olema kaalutletud ja natuke hiljem. Et inimene võib väga hästi ka selles emotsioonis olla ja ta nii-öelda läbi elada, sest see on ka väga vajalik. Aga otsuste puhul peab olema kaalutletud natuke hiljem, siis kui otsus on objektiivsem. Sest me oleme väga nii-öelda hetkest kinni ja inimesed on sellised reaktsionäärid sündmustele. Et üks enesejuhtimise eesmärk on see, et mul oleks väga hea enesekontroll. Mõlemas skaalas nii negatiivselt positiivselt. Sa päris mitu korda oled kasutanud meie jutuajamise kestel sellist sõna nagu enesekontroll. Et me kuidagi nagu adume, mida see nagu tähendab. See tähendab kuidagi siis kontrollida ennast, eks. Me võime öelda, et kontrollida siis justkui nagu mingid oma tundeid, eks, või kontrollida oma mõtteid. Aga kuidas sina seda enesekontrolli nagu määratled või mida see sinu jaoks nagu tähendab õigupoolest, eks ju, et kuna sa kasutad seda päris mitu korda kasutanud, et enesekontroll, eks ju, ja kuhu maani see siis on võimalik, sellepärast, et kui väliskeskkonnas nii-öelda juhtub midagi, mis mõjutab meie tundeid, et on see siis lõpuks kuidagi kontrollitav või et kuidas sa suhestud sellega, või siis ka mõtted, mis kuskilt tulevad ja. Jah, see on tegelikult väga hea küsimus, et kuidas defineerida enesekontrolli. Mina vaatan enesekontrolli kui tasakaalu. Inimene peab olema tasakaalus.
ja eriti suheldes väliskeskkonnaga, minu väliselt, siis just tasakaal on see, mida ma sean enesekontrolli eesmärgiks. Et kirjeldada seda võib-olla mõne näitega on see, et kui tekib mõttevahetus või arutelu kellega sa ei ole nõus, siis kohe automaatselt on mul soov oma argumendid lauale panna, ainult nende kohta väidelda ja survestada teist inimest aktsepteerima, et mul on õigus. Ehk siis ära kasutama kas siis teise inimese nõrkusi või tema auke tema argumentides. Ja selles protsessis jätan ma kohe tähelepanuta see, et millist kaalu omavad tema argumendid. Sest väitluspoole vastaspool on oma argumentides sama kindel ja sellepärast ta neid ka lauale paneb. Ja nüüd enesekontroll, ehk see tasakaalu eesmärk on selles, et ma ei saa ära võtta neid argumente teiselt inimeselt, mida tema tõeks peab. Ma saan ainult väidelda oma argumentide tõesust minu jaoks. Ehk siis subjektiivselt, et mina arvan nii ja minu meelest see on nii. Ja enesekontroll selles olukorras ongi see, et ma ei proovi survestada teist poolt, kuidagi matta teda oma argumente alla, vaid et ma tasakaalus pürgin selle poole, et see meie infovahetus oleks võimalikult objektiivne. Ehk siis ma teavitan teist poolt, et mul on sellised argumendid ja kui need ei ühti, siis on võimalik, et me leiame mingisuguse kompromissi või plaan B, me ei leia seda. Aga kontroll tähendab seda, et see olukord ei lähe emotsionaalseks. Ta ei lähe tasakaalust välja, ta ei lähe kallutatuks. Ja minu meelest see on üks juhi, üks hästi tähtsaid omadusi, et sa oled tasakaalukas. Sest juht peab olema objektiivne. Temal on väga palju erinevaid vastutusalased. Tal on organisatsiooni eesmärgid, tal on oma eesmärgid, tal on meeskonna eesmärgid, ehk siis teiste liikmete eesmärgid. Ja nüüd tema tasakaalustab kõike olukorda. Ehk siis sealt me tuleme sinna selle enesekontrolli, mida ma nii oluliseks pean. No ma vägisi nagu tahaks küsida kuidagi, eks ju, et see objektiivsus ja tasakaalu säilitamine ja mitte emotsioonidesse minemine, et kas see on kuidagi meisse juba looduse poolt kaasa antud, ehk siis, et me tuleme siia sellesse ilma mingisuguse programmiga, mõnedel on võib-olla nagu rohkem emotsioone, mõnedel on võib-olla nagu rohkem ratsionaalsust, et kuidas sina seda näed, et kas siis tähendab seda, et näiteks, et juhtideks ei sobi üldse need inimesed, kes on nagu emotsionaalsed võib-olla, eks ju, et kes kogu aeg nagu otsivadki seda, et nagu käivitavaks mootoriks ongi midagi või on juht lihtsalt nagu teadlikult, ma ei tea, kuidas seda võimalik teha on, aga et lükkab endas kõik selle emotsioonid kuhugi maha ja püüab siis sellist nagu kainet meelt või nagu sellist rahulikkust säilitada. No ütleme nii, et evolutsiooniliselt siis on paika pandud, et kõige tugevam võidab. Et niimoodi on kogu meie... Siis ka teistsuguseid teooriaid viimasel ajal, eks ju, et aga ta praegu jää, eks ju, aga ma tahtsin ära märkida, eks ju. Just, ja ma tahan sinna jõuda, et meie bioloogiline olemus on tegelikult juba paika pandud. Et meil on nii nagu loodus ikka, et see, kes ei kohane, see langeb välja. Ja nüüd see kohanemise küsimus on siis, võib seda siis ülekandes mõista igasugustele kokkupuudetele, kohtumistele, inimeste vahelisele kommunikatsioonile. Ja ma võib-olla ütleks seda, et kui juht ei suuda suhestuda selle keskkonnaga, kus ta juhiks on, siis ta arvatavasti mingit langeb ikkagi välja. See on, ma ei oska isegi ette kujutada, kuidas üks juht suudaks oma eesmärke täita. Tähendab ettevõtte või suuremaid eesmärke kui tema ise, eks ole, me ennem rääkisime enesejuhtimisest ja meeskonna juhtimisest. Ja nüüd rääkides juhi isikuomadustest, siis seda on arutletud palju, et kui palju erinevates
keskkondades on vaja erinevaid omadusi. No me räägime ka sellest näiteks, et eestlased on sellised kuidagi aeglased ja tuimad ja samas, kui me räägime näiteks, ma ei tea, Vahemere ettevõtetest, siis seal vägagi palju väljendatakse ennast rohkem emotsionaalselt. Ja võib-olla see küsimus ongi selles, et kas meie moodi juht sobib sinna tööle juhtima ja vastupidi, et kui meil ongi välisettevõte näiteks tuleb Eestisse ja sealt tuleb ka juht, eks ole, kes siis justkui väljendab ennast nii, nagu tema oma keskkonnas loomulikuna tunneb ja meil ta nii-öelda ei suhestu. Absoluutselt. Et ma ei paneks väga kindlaid piire sellele, et see omadus teeb juhi. Küll aga üks omadus, mida ma pean juhi puhul tähtsaks, ongi see kohanemisvõime. Maailm on päris väikseks jäänud tänu digitaalsele lahendustele ja tänu erinevatele võimalustele liikumiseks, mis teeb seda, et me enam ei istu vaikselt omaenda kontoris, omaenda meeskonnaga ja omaenda turuosaga või omaenda selle organisatsiooni ulatuvusega. Me täna räägime globaalsetest kontaktidest, eriti kui me räägime tarnijatest või siis meil on kliendid kuskil mujal. Ja juhi, ütleme siis omadus tänapäeva maailmas olekski pigem ütleks kohanemisvõime. Et adapteeruda enda käitumist või enda olemust vastavalt sellele keskkonnale, kus ma pean selle juhtimise läbi viima. Et selles mõttes, et see puudutab nii inimestega kommunikatsiooni kui ka siis puhtalt piirkondlikku nii-öelda seda tausta. Et hea näide näiteks, kui ettevõte läheb messile kuskile kaugele, et näiteks mess on Ameerikas, siis ma vägagi soovitaks kõikidele kogu sellele messi personalile läbi käia selline uue keskkonna juhendamine. Sellepärast, et vägagi palju võib langeda ka sellega, et me läheme sinna, oleme sama head ja tuimad, nagu me siin oleme ja meie nii-öelda märkmik pärast messi on tühi. No nii, väga põnev Esko, eks ju, et kui nüüd natukene nii-öelda meie jutuajamise alguses vaadata, et siis me hakkasime tulema sealt, et mis on sinu jaoks juhtimine. Sa väga selgelt liigitasid juhtimise enesejuhtimiseks ja teiste juhtimiseks. Täna me peaasjalikult rääkisime sinuga nagu enesejuhtimisest, et kõik need tegevused, mis on seotud inimese endaga või juhi endaga ja meil käisid läbi siin päris mitmed sellised märksõnad, mida ma võib-olla veel kord nagu markeeriksin, et sa nimetasid enesekontrolli eelkõige, et me kuidagi kontrollime oma käitumist, tegutsemist, mis tõenäoliselt, ma arvan, et sa oled minuga nõus, et see seostub hästi palju ka sellise eneseteadlikkusega, eks, et tõenäoliselt see, kes on hea juht ja kes suudab ennast kontrollida, peab olema eneseteadlik oma endast, oma emotsioonidest, võib-olla oma hoiakutest, suhtumistest ja siit, kui ma vaatan oma märkmeid, et siis käis läbi selline eesmärkide temaatika, et me sellise eneseteadlikkusega tekivad meil eesmärgid, et mida me siis lõpuks saavutada tahame ja me jõudsime siis jutuajamise lõpuks sellised nagu tasakaalu juurde, et kui ma tahan selleks, et üldse ka teisi juhtida, ma peaksin olema ise tasakaalukas. Sa rääkisid natukene sellisest kohanemisest, eks, et me peame sobituma ka sellesse keskkonda, me otsapidi läksime juba sellesse, et mis on tähtis siis, kui me hakkame teiste inimestega suhtlema. Et ma arvan, et me saame öelda, et täna käis laualt läbi päris mitmeid selliseid asju, mille üle võib-olla meie ka kuulaja või vaataja peaks ka järele mõtlema või ma loodan, et need tekitasid mingisuguseid mõtteid. Tahad sa ise veel midagi nagu selle mõtterännaku lõpuks midagi nagu öelda, eks ju, et... Ma ütleks võib-olla nii palju, et need märksõnad, mis siin üles lugesid, eks iga ühe kohta saab süvitsi minna. Ja ma arvan, et iga üks on ka väga oluline komponent, et see kooslus saavutada. Mis praegu et me siin natuke lühidalt võtsime selle asja lauale ja panime natuke valgust peale, et kindlasti need, kes kuulasid, vaatasid, saavad ise nüüd hinnata seda oma seisukohast lähtudes ja just enesejuhtimise puhul
ma olen ka märganud, et mu enda teadlikkus on tõusnud sellest, et ma olen kuulda võtnud, kuidas teised on arvanud teatud võtmesõnade kohta. Sest nii kui sa saad sellise infosisendi, näiteks, et enesekontroll on tasakaalu hoidmine, siis on minul ju kohe ka subjektiivne arvamus, et kas ma olen nõus või ma ei ole nõus. Ja kui ma ei ole nõus, siis ma vähemalt laiendasin silmaringi, et keegi arvab teistmoodi. Ja ma arvan, et ka see on üks väga tähtis enese teadlikkuse tõstmine, et ma oma võimeid suurendan läbi oskuste ja teadmiste, mida ma olen ammendanud teistelt kohtadest. Et me ei pea alati tõlgendama maailma üksinda, vaid et meil on ühiskonnas selline koondteadmine, kust ammutada siis vajalikku informatsiooni, kui mul seda vaja on. Nii, aga ma arvan, et meil jäi päris palju mõtteid ja sõnu, mida me juba järgmistel kordadel käsitleme. Seniks soovime oma kuulajatele, vaatajatele kõike head ja olete oodatud tagasi vaatama meie järgmisi saateid. Nii, aitäh teile! Kõike parem!